Sündinud kuninglikku perre, kuid algusest peale neetud, oli Maria Antonia põlvkondade kaupa sugulaste vahelise abielu tulemus. Vaid 16-aastaselt oli ta lõksus, külmas ja armastuseta abielus ning teda jälitasid järjestikused traagilised rasedused. Viletsuus saatis teda nagu vari ja ebaõnn klammerdus iga tema sammu külge. Aga kas ta oli saatuse poolt neetud või maksis ta millegi palju kurja kuulutavama eest? Maria Antonia Austriast sündis 18. jaanuaril 1669 Viini Hofburgi palees, Austria pealinnas. Tema isa oli Leopold I, väga võimas mees. Ta oli püha Rooma keiser, Ungari, Horvaatia ja Böömi kuningas. Tema ema oli Margarita Teresa Hispaaniast, Hispaania kuninga Felipe IV ja Austria Maria Anna tütar. Nagu te võite teada või mitte teada, pärinesid mõlemad Maria Antonia vanemad võimsast Habsburgide dünastiast, mis oli vallutanud suure osa Euroopast mitte sõja, vaid strateegiliste abielude ja natukese õnne abil. Habsburgide dünastial olid kuninglikud harud nii Hispaanias kui ka Austrias ning nad olid omavahel abiellunud juba 15. sajandi algusest saadik. Kuid aja möödudes muutus nende kinnisidee võimu säilitada millekski palju pöörasemaks. Nad ei abiellunud enam ainult kaugete sõgulastega, ei, nad viisid selle äärmusteni. Teise astme nõud, esimese astme nõud, isegi onud ja õetütred. Ja need sajandite pikkused lakkamatud sugulaste vahelised abielud kulmineerusid Maria Antoniaga. Ta polnud lihtsalt ühe õnnetu abielu tulemus. Ta oli põlvkondade kaupa onu ja õetütre abielude tulemus, mis süvendas dünastia geneetilist allakäiku. Muidugi olid ka tema vanemad, onu ja õetütar. Mõnevõrra häirivalt kutsus tema ema Margarete Teresa oma abikaasat hellitavalt onuks. Kõik see tähendas, et Maria Antonia oli kõigi aegade kõige sisseristatud Habsburg, ületades isegi oma kurikuulsat onu Hispaania Karl II. Tal oli nii kõrge sisseristumise koefitsient, et ta oli rohkem sisseristatud kui laps, kes on sündinud vanema ja lapse või õe ja venna liidust. Mida see siis Maria Antonia jaoks tähendas? Kas teda tabas sama traagiline saatus nagu Karl II või oli ta kuidagi pääsenud oma perekonna kinnisidee needusest? Imekombel sündis Maria Antonia tervena ja oli suhteliselt normaalne laps, trotsides ootusi, arvestades kui äärmuslikult sisseristatud ta oli. Aga tema oli erand, mitte reegel. Olles oma vanemate sügavalt intsestliku abielu teine laps, oli ta ainus, kes elas üle imikuea, tõenäoliselt sajandite pikkuse sisseristumise tagajärjel, mis oli tema suguvõsa nõrgestanud. Tema vanemate esimene laps oli poiss nimega Ferdinand, kes suri aasta enne Maria Antonia sündi. 12 last John ja Maria Anna sündisid vastavalt 1670 ja 1672 aastal. Kahjuks surid ka nemad mõne tunni või päeva jooksul pärast sündi. Siis, olukorda veelgi halvendades, suri tema ema Margarete Teresa, habras ja haiglane naine 1673 aasta märtsis, vaid 21 aastaselt. Aastate pikkune sugulusaretus oli oma jälje jätnud ning nagu paljud Habsburgid enne teda, oli ta füüsiliselt nõrk ja vaevles halva tervise käes. Maria Antonia jäi emata vaid 4-aastaselt ning oma vanemate tugevalt sugulusabielust ainsa ellu jäänud lapsena sattus ta ootamatult ebakindlasse olukorda. Ta oli potentsiaalne Austria ertshertsogiriigi troonipärija, kuid ainult seni, kuni tema isa uuesti abiellus ja sai meessoost pärija. Austrias polnud kunagi olnud naissoost valitsejat ja keegi polnud isegi kindel, kas seadus seda lubaks. Kui Leopold sureks ootamatult, kas aadlikud aktsepteeriksid naissoost valitsejat? Või langeks Austria kaosesse? Ja Maria Antonia polnud mitte ainult võimalik Austria troonipärija, vaid tal oli ka tugev õigus Hispaania troonile, asetades ta ühe Euroopa võimsaima ja ebastabiilsema dünastia keskmesse. Maria Antonia võis olla kõigi aegade kõige sisseristatud Habsburg, kuid just tema onu Carlos, tuntud kui Hispaania Karl II, oli sellest kõige rohkem kannatanud.
alates sünnihetkest vedas tema keha teda alt. ta kannatas õõvastava hulga terviseprobleemide all, vaimne alaareng, luustiku deformatsioonid, mis jätsid ta vaevu kõndimisvõimeliseks ning keha, mis vananes liiga kiiresti, põhjustades varajase dementsuse. aga tema kõige kurikuulsam tunnus, koletislik Habsburgide lõug, oli nii tugevalt deformeerunud, et ta vaevu suutis oma toitu närida. Carlos päris Hispaania trooni 1665 aastal, vahetult enne oma 4. sünnipäeva. ta ei suutnud kunagi ise valitseda ning vajas pidevalt nõunikke ja esindajaid, kes tema nimel riiki juhtisid. selle tulemusena räägiti Euroopa õukondades pidevalt trooni pärimisest. pärast oma ema surma 1673 aasta märtsis sai Maria Antonia oma onu, Hispaania kuningas Carlos II, seaduslikuks pärijaks. kuigi Carlos oli tol ajal vaid 11-aastane, pani tema nõrk tervis ja rasked puudega paljusid kahtlema, kas ta suudab üldse last saada. see tegi Maria Antoniast eeldatava tulevase Hispaania kuninganna, kellel oli määratud pärida mitte ainult Hispaania troon, vaid ka selle tohutu impeerium, mis ulatus üle Euroopa, Ameerika ja kaugemalegi. ja arvestades Carlose halvenevat seisundit, võis see päev saabuda palju varem, kui keegi ootas. kõigi nende asjaolude tõttu elas Maria Antonia oma elu pideva tähelepanu all. diplomaadid jälgisid tema tegusid, kui nad külastasid Viini õukonda ja tema isa püüdis edendada mõtet, et temast saab ühel päeval Carlose järglane. see tõi kaasa palju Habsburgide propagandat. Maria Antonia poseeris nooruses arvukate portreede jaoks, mis oli kuninga suguvõsades tavaline tava. tema isa kasutas neid maale, et edendada tema õigust Hispaania troonile, saates neid üle Euroopa ja Hispaaniasse, et muuta ta rahvale nähtavaks ja kinnistada tema staatust. see oli vajalik, sest ta oli naine. kui Viinis oleks elanud Hispaania trooni meesjärglane, poleks selliseid propagandameetmeid vaja olnud. aga hirm naise valitsemise ees oli sügav ning mõte sellest, et naine pärib Hispaania tohutu impeeriumi, tekitas Euroopa õukondades tõelise vapustuse. kui Maria Antonia Viinis üles kasvas, jäi ta õndsalt teadmatusse teda ümbritsevast poliitilisest tormist. kui Euroopa suurriigid tema saatuse üle arutlesid, kasvatati teda nagu iga teist kõrgest soost Habsburgide printsessi, ümbritsetuna õukondlikust formaalsusest ja teenijatest, kes rahuldasid kõik tema vajadused. tema haridus oli tolle aja kuninglikule naisele kohane, laadina ja prantsuse keel, muusika ning humanistlik õppekava põhialused. Need, kes temaga kohtusid, kirjeldasid teda kui vaikset ja tõsist, kuid samas intelligentset ja väärikat. kuid pärast tema surma muutus elu veelgi rangemaks. samas oli Maria Antonia elus kiiresti järjestikku mitu kasuema. mõne kuu jooksul pärast oma naise surma abielus Leopold oma teise nõo, Austria ertshertsoginna Claudia Felicitasega, kes kuulus Habsburgide Tirooli harusse. Maria Antonial oli hea ja lähedane suhe oma kasuemaga, kuid ka tema suri noorelt 1676 aastal tuberkuloosi. Seejärel abiellus Leopold III naisega, Saksa aadlidaami ja samuti oma teise nõuga Neuburgi Eleonora Magdaleneiga. Temal ja Leopoldil sündis 10 last, nii et peaaegu igal aastal sai Maria Antonia endale uue poolõe või venna. Kui sellest 3. abielust sündis 1678 aastane poiss nimega Joseph, tähendas see, et lõpuks oli Leopoldil meesjärglane tema tiitlitele. Nüüd oli Maria Antonia ainult Hispaania trooni pärija, kuigi nagu oleme näinud, jäi küsimus, kas ta saab Charlesi järglaseks Madridis, endiselt problemaatiliseks. Muidugi oli alati veel üks võimalus. Maria Antonia võis sünnitada omaenda poja, Habsburgide printsi, kes oleks ideaalne meesjärglane Hispaania trooni nõudmiseks. Tema isa, alati strateeg, kavandas seda tulevikku juba siis, kui ta oli alles laps. Teades, et meesjärglane võiks kindlustada Hispaania nende vereliinile lõplikult. Hispaania trooni kindlustamiseks tegi Leopold šokeeriva ettepaneku. Ta kavatses oma 6-aastase tütre Maria Antonia panna paari tema enda onu, 13-aastase Hispaania Carlos II-ga. Isegi perekonnas, mis oli kurikuulus sugulaste vaheliste abielude poolest, oli see liit üllatav,
mitte ainult sellepärast, et nad olid onu ja õetütar, vaid ka seetõttu, et kumbki polnud abieluks valmis. Charles polnud isegi puberteeti jõudnud ja Maria oli laste saamiseks liiga noor. Sellest hoolimata kuulutati nende kihlus 1676 aastal ametlikult välja ja detsembriks plaaniti volitusabielu. Kuid viimasel hetkel kukkus kõik kokku. Järgmisel aastal teatas Karl Leopoldile, et ta ei saa sellega edasi minna. Hispaania vajas troonipärijat ja tema õetütar oli lihtsalt liiga noor. Lõpuks abiellus Karl II 1679. aastal Marie-Louise d'Orléaniga, mis näis sulgevat ukse Maria Antonia võimalusele saada Hispaania kuningannaks. Selle asemel tekkis uus plaan. Ta pidi abielluma Vittorio Amedeo teisega noore Savoia hertsogiga, kes päris oma tiitli vaid 9-aastaselt 1675 aastal. Kuid see abielu ei teostunud kunagi. Selle asemel abiellus Maria Antonia 1685 aastal oma teise nõbu Maximilian teisega, Baieri kuurvürstiga. Vaid 16-aastaselt lahkus ta Viinist Münchenisse, alustades uut elu koos oma abikaasaga. Varsti määrati Maximilian Hispaania madalmaade kuberneriks ning paar veetis suure osa oma ajast Brüsselis. Münchenis ja Brüsselis oli Maria Antonia väga õnnetu. Pealtnäha polnud see abielu halb valik. Maximilian oli temast vaid mõned aastad vanem ning nad olid piisavalt kauged sugulased, et Habsburgide sisasigimist veidi vähendada. Aga olid ka teised probleemid. Tema oli seltskondlik ekstravert, aga tema oli õppimishimuline introvert, kes ei sallinud õukonna tseremooniaid. Maximilian kohtles teda sageli hoolimatult ning üks kaasaegne nimetas teda isegi üheks kõige pahelisema meele ja südamega inimeseks, keda võib ette kujutada. Maximilian hakkas oma noort naist kohe petma, näidates avalikult oma armukest, samal ajal kui Maria Antonia pidi taluma külma ja armastuseta abielu, kuhu ta oli sunnitud. Kuid tema suurim kannatus ei tulnud mitte truudusetust abikaasast, vaid tema enda neetud vereliinist. Nagu paljud tema traagiliselt sisearetuse tõttu mandunud esivanemad, oli tal raskusi rasedusega ning 2 tema poega surid sünnihetkel, aastatel 1689 ja 1690. 1691. aastaks oli Maria Antonia läbi. Jälle raasedana ja soovimata taluda Maximiliani alandusi, põgenes ta Viini, jättes maha oma truudusetu abikaasa. Nüüd levisid kuulujutud, et tal polnud mingit kavatsust tema juurde tagasi pöörduda. Siis 1692 aasta oktoobris kõigi ootuste vastaselt sünnitas ta terve poja, Joosef Ferdinand Baierist, lapse, kes võis muuta Euroopa ajaloo käiku. Aga Maria Antonia võitlus ellujäämise nimel polnud kaugeltki läbi. Hispaania õukond puhkes rõõmust Joosef Ferdinandi, kaua oodatud troonipärija sünni puhul. Kuid see võiduhetk tuli ränga hinnaga, tema ema elu. Maria Antonia kannatas sünnitusjärgse infektsiooni all, mis tänapäeval oleks kergesti ravitav antibiootikumidega. Aga 17. sajandil sellist pääseteed ei olnud. Keha kas sai infektsioonist jagu või alistus sellele. Nädalate möödudes möllas tal palavik ja jõud kadus. Detsembriks oli selge, et ta kaotab selle võitluse. Siis 1692. aasta jõuluõhtul vaid 23-aastaselt hingas Maria Antonia viimast korda, jättes maha oma väikelapse Joosef Ferdinandi Hispaania tuleviku hapra lootuse. Kuid kuna troonipärimine oli endiselt ebakindel, jälgisid ja ootasid Euroopa suurriigid juba olukorda. Maria Antonia surm avas täielikult Hispaania troonipärimise küsimuse. Selleks ajaks oli selge, et tema onu Karl ei saanud lapsi ja tema tervis oli kohutav. Kaasaegsed ootasid, et Karl sureb igal aastal kogu 1690. jooksul, kuigi lõpuks pidas ta vastu kuni 1700 aasta lõpuni. Aastatel pärast Maria Antonia surma võitlesid Austria Habsburgid ägedalt, et kindlustada oma nõue Hispaania troonile ja selle tohutule impeeriumile. Nende väitel oli Maria Antonia poeg, noor Joosef Ferdinand,
õiguspärane troonipärija. Lõppude lõpuks polnud ta lihtsalt suvaline trooninõudleja. Ta oli kuningas Felipe IV lapselaps, kes valitses Hispaaniat aastatel 1621–1665, mis tegi tema veresuguluse üheks tugevaimaks sidemeks hääbuva Hispaania dünastiaga. Enamik Hispaania õukonna vaatlejaid nõustus, et Maria poeg oli kõige sobivam kandidaat Carlose järglaseks, kui viimane sureb. Kuid ka Prantsuse kuninglikul Bourbonide dünastial oli pretensioon troonile. Felipe IV tütar Maria Theresa abiellus 1660 aastal Prantsusmaa kuninga Louis XIV. Sellest abielust sündis palju lapsi ja lapselapsi. Nende lapselaste seas oli poiss nimega Felipe, Hispaania kuninga Felipe III lapselaps, kes valitses juba 17. sajandi alguses. Teda oleks võinud täiesti tähelepanuta jätta, kui poleks olnud traagilisi sündmusi. 1699. Aastal suri Maria Antonia ainus ellu jäänud poeg Joosef Ferdinand tolle ajastu kõige surmavamasse haigusesse, rõugetesse. Tema surmaga varises Austria Habsburgide nõue Hispaania troonile kokku, sundides neid suunama oma ambitsioonid Leopoldi nooremale pojale, Karlile, kellest sai peagi Hispaania tohutu impeeriumi uus pretendent. Kui kuningas Carlos II lõpuks 1. novembril 1700 lastetuna suri, sai Hispaania Habsburgide dünastia otsa. Suri voodil tegi Carlos saatusliku otsuse. Ta nimetas oma pärijaks Prantsuse kandidaadi Felipe, tagades, et Hispaania asub Prantsusmaa poolele. Kuid see tekitas kogu Euroopas pahameelt. Austrialased, keda toetasid inglased ja hollandlased, keeldusid seda aksepteerimast ning mõne kuu jooksul oli kogu manner sõjas. Nii algas 1701 aastal Hispaania pärilussõda, mis oli 13 aastat kestnud verine konflikt ja haaras endasse peaaegu kõik suuremad Euroopa riigid. Lõpuks jäi peale Prantsuse kandidaat ja Felipe Veide tõusis Hispaania troonile. Aga ühe tingimusega. Hispaanial ja Prantsusmaal keelati ühineda ühe krooni alla. Samal ajal said austerlased kompensatsiooniks Hispaania suured Euroopa valdused, sealhulgas Belgia, Milano, Napoli ja Sardiinia. Kui Maria Antonia või tema poeg oleksid ellu jäänud, oleks pärilus võinud olla palju vähem kaootiline ja ajalugu hoopis teistsugune. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot Maria Antoniast, kõige enam sisse aretatud Habsburgist. Loodan, et pidasite seda huvitavaks. Andke mulle kommentaarides allpool teada, mida te sellest elust arvasite. Ja kui teil on ettepanekuid, andke neist samuti kommentaarides allpool teada. Igatahes loodan, et olete tellinud minu kanali ja lülitanud märguanded sisse, et saada kõik minu videod kohe, kui nad üles laen. Igatahes, see on kõik minu poolt, nii et kohtume Forgotten Livesi järgmises osas. Aitäh!